rahastusallikad meie jaoks on nagu jagunenud kolme niisugusesse peamisesse kategooriasse. Esimene kategooria on loomulikult siis erainvestorid, kes koos meiega usuvad meie ideesse. Neid me oleme suutnud tänaseks kaasata, võiks öelda, üsna muljetavaldava seltskonna. Lisaks erainvestoritele loomulikult on meie investoriks ka Buildit. Temal on väga suur huvi, et meil läheks hästi ja ta nii oma jõu kui nõuga aitab meil igapäevaselt siis kogu seda investorite paberimajandust tasakaalustada. Ja mis puutub nüüd paljusse paberimajandusse, siis võib-olla jõuamegi nagu sellesse teise kategooriasse, mis on siis erinevate fondide kaasamine enda siis toote ja äri arendamisesse. Et Eesti kontekstis me peamiselt räägime, eks ole, EAS-ist, kellel on erinevad meetmed, mille kaudu ta siis ettevõttesse panustab. Ja kolmas niisugune hea finantseerimisallikas, mis meil on selles mõttes hästi läinud. Me oleme võtnud osa siis paarist heast konkursist. Näiteks alustasime Prototroniga, mis toimus 2015. aasta lõpus, kus me siis enda voorus saime kõige suurema rahastuse. Juba samal ajal tegelikult osalesime ka näiteks ajujahi konkursil, kus siis sammhaaval me lõpupoole liikusime, jäime sõelale ja lõpuks ka siis ära võitsime. Ajujahil saime päris korraliku finantseeringu, pluss siis seal saime ka paar eriauhinda, mis meid kindlasti väga palju edasi aitavad. On kaks niisugust võtmekomponenti, mis sul investoriga suhtlemisel peab investori poolt tekkima. Esiteks on usaldus ja teiseks on usk. Et ta peab uskuma sellesse, et sinu meeskond selle asja reaalselt ellu viib ja ta peab usaldama sind kui inimest, et sina seda raha hästi kasutad ja investorile selle raha lõpuks ka tagasi tood. Sest et täna meil on nagu selge, et meeskonna töö toimib, meil on selge, et tootel turgu on. Ütleme, me oleme suutnud tekitada investorite silmis usaldust ja usku meie ideesse.